Mina olen Meri Pelja, Tallinna Teeninduskooli õpilane ja täna teeme tuhakartulit koos ise tehtud võiga, mille sees on till ja küüslauk ja siis ka kindlasti tomati ja kurgisalad. Alustame kartulite mässimisega. Me teeme täna 2, nii et teil läheb vaja 2 enne pestud kartulit ja mõlemale kartulile 2 fooliumiriba. Minul on see kõik enne tehtud, et hoiaksin aega kokku. Alustame kartulitesse X-i lõikamisega. Palun olge noaga ettevaatlik, sellega võib igasuguseid äpardusi juhtuda. Siis valame peale oliiviõli või mingit teist õli, mis teil on külmkapis, mida te kasutate toidu tegemiseks. Siis raputame peale soola ja pipart ning mässime selle fooliumisse ja asetame kõrvale ning asume järgmise juurde. Sellist toitu saab teha igal pool. Sul on vaja ainult toiduaineid, milleks seda teha ja sobivat kohta, nagu näiteks mõni RMK matkaplats, kus on olemas väike lõkkeplats. Meeles tuleb ka pidada seda, et igal pool ei tohi tuld süüdata, kui seal ei ole lubatud, ilm on tuuline või ümbrus on kuiv ala, nagu mõni mets või põllumaa. Tuld tuleks teha seal, kus on ohutu ja seal, kus on tema jaoks kindel kohake. Kindel oleks võtta kõrvale veeanum, millega juhusel kustutada tuli. Tuleohutus on kõige tähtsam, ehk siis lõke peab olema vähemalt 8 meetri kaugusel majast või mingist teisest ehitisest. Sädemed, mis lendavad lõkkest, võivad sattuda maja räästesse ja seal hakata põlema. Lisake kartulid ühte kohta ja katke tuhaga. Nüüd me teeme ise tehtud võid rõõsast koorest ehk siis vahukoorest. Me kasutame 200 ml vahukoort ja hiljem lisame sinna sisse küüslaugu, tilli ning veidi soola. Kasutage või tegemiseks miksrit, kuna nii on lihtsam. Mina ka alustasin loksutades, kuid see oli päris raske ja võtsin lõpuks miksri appi. See on valmis või. See vedelik, mis sealt eraldub, on pett ja seda võib juua. Võid võib mudida kausis ja kahvli või puulusikaga, et saada veel petti välja. Mina aga kasutasin siin puunuga. Miksriga tehes tuleb või poelaadsem ja tugevam. Nüüd, kui petti enam ei tule võist, lisame sinna sisse meie küüslaugu, tilli ja soola. Kui teil ei ole küüslaugu pressi, võite selle küüslauguga sinna sisse hakkida. Nüüd me segame need kõik sinna või sisse ja anname võile kuju. Nii, nüüd me teeme salatit. Me võtame umbes pool kurgist ja 5-6 tomat. Ja need on enne pestud. Ja siis on ka till. Nüüd me võtame kartuli fooliumist välja, lõikame selle horisontaalselt pooleks ja asetame selle taldriku peale. Ja sinna kõrvale paneme me ise tehtud salati ja kartuli peale või. Laseme või natuke sulada ja kui on vaja, peale sulamist võite juurde panna. Pudistage natukene soola peale ja teie roog on valmis. Ma soovin teile edu ja head isu ja aitäh, et te vaatasite minu videot.